Kohtla-Järve linnavalitsus on 13. juunil saatnud ATKO liinid osaühingule teadaande, milles soovib vähendada veomahtu ca 0,5% võrra. Teadaandes tuuakse välja, et vajadus muudatuste järele on tingitud asjaolust, et lõigul Linda-Puru haigla liin number 21 dubleerib liini number 17 marsruuti ning lõigul postkontor õpetajate marsruuti liinil number 29. Sellest tulenevalt liini number 21 säilimine on otstarbekas üksnes siis, kui see on vajalik Kohtla-Järve linna või partneromavalitsuste elanike teenindamiseks. Linnavalitsus e-piletisüsteemi andmete põhjal tegi kindlaks, et liini number 21 sihtgrupp on Kohtla-Järve linna elanikud, kuid nemad kasutavad antud liini ainult eeltoodud lõikudel. Seejuures liini lõpppeatust Tammikus kasutavad põhiliselt Jõhvi valla elanikud. Kuivõrd Jõhvi vallavalitsus teatas, et ei ole huvitatud kaasfinantseerimise lepingu sõlmimises, otsustas Kohtla-Järve linnavalitsus, et liin number 21 tuleb ära jätta. Selleks, et bussiühendus Puru haiglaga ei halveneks, linnavalitsus peab otstarbekaks pikendada haiglani marsruuti liinil number 29. Selle tagajärjel langeb ära vajadus liini number 28B järele, mille reisid tuleb lisada liinile number 28, selleks, et vältida suuremate intervallide tekkimist peatusest keskus. Linnavalitsus peab vajalikuks lisada kuni 2 reisi liinil number 7. Alates 1. augustist 2017 Kohtla-Järve avalikel bussiliinidel tuleb teha järgmised muudatused. Ära jätta liinid number 21 ja 28B, pikendada liini number 29 marsruut Puru haiglani, lisada 5 reisi liinil number 28 ja lisada kuni 2 reisi liinil number 7. Kuivõrd käesoleva teate eesmärk on üksnes teavitada vedajaid veomahu muutmisest, ei ole välistatud ka teiste muudatuste tegemine alates 1. augustist 2017.